Nii, mis on siis üldse Rooma klubi? Kas teda Eestis tarvis on, selgub ka ehk hiljem, aga Rooma klubi tehti aastal 1968, nii et tema asutamise aeg oli selline ärev, ühiskondlikult ärev, noored mässasid Euroopas. Aga Aurelio Becci, kes oli Fiati juht, tema mõtiskles samal ajal maailma kui terviku saatuse peale ja see oli tema meelest küllaltki ohtlik olukord juba siis, et inimkond kasvab ja ressursse jääb iga nina kohta vähemaks ja vähemaks. Ja siis kutsus ta kokku ühe sümpoosiumi tolle aja tuntud niisugustest mõttetankid öeldakse praegu inglise keele laenuna, aga suuremad mõtlejad, kes ka olid samadest asjadest huvitatud. Ja siis otsustasid nad kirjutada ühe raamatu sellest, mis võttis küll paar aastat aega kogu see protsess, aga selle raamatu pealkiri oli Kasvupiirid. Ja see tehti selliselt, et iga keskmine lugeja mees ja naine tänavalt saavad sellest aru. Kuigi taga oli väga keeruline mudel, mida siis Massachusettsi tehnoloogilise instituudi mehed olid parasjagu teinud, arvutiasjandus juba oli arenenud. Ja niimoodi pandi terve maailm arvudena ja siis arvutisse ja tulid välja päris sellised kõverad, mis ennustasid kriiside ketti saabumist aastal umbes 2050. No sinna on meil veel aega muretsemiseks, ei ole väga suurt põhjust, aga siiski natuke on ka. Sest et selliseid asju, mis puudutavad kogu maailma, peab tegema rahvusvaheline üldsus, kõik riigid, rahvad koostöös. Üksinda ei tule kellelgi midagi välja. Ja nii juhtus siis, et raamat tegi oma sellise selgitustöö, miljonites eksemplarides müüdi teda, see oli sarnane nagu Rahel Carsoni kunagi siis 1963 ilmunud raamat, mis jutustas põllumajanduses kasutatavatest mürkidest, kuidas putukatelt läheb see üle lindudele need mürgid ja sellepärast oli raamatu pealkiri Hääletu kevad. Niimoodi, et 2 sellist suurt sündmust ja edasi tuli siis selline töö, mis mõjutas ka ÜRO-d, mitte ainult, et rahvad said targemaks ja ÜRO organiseeris, seal on pikem jutt, siis maailmakonverentsi, mis on jäänud senini kõige suuremaks, teda lühendatakse UNCED, see oli siis Ühinenud Rahvaste arengu ja koostöökonverents ja toimus Rio de Janeiros 1992. Eesti sai juba sellest osa võtta, kuigi veel meil põhiseadus ei kehtinud, aga juba õige varsti hakkas ka kehtima. Ja see oli järjekordne etapp, kus riigipead, meilt oli seal kohal siis riigipeana Arnold Rüütel, kirjutasid alla 2 tähtsale dokumendile, need olid bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja kliimakonventsioon. Need paberid oleks pidanud nüüd määrama sujuva arengu edaspidiseks, et mööda seda rada, mis rajati, minnakse järjest edasi ja edasi, aga see on osutunud märksa raskemaks ja keerulisemaks, kui me oleksime tahtnud, et rohkem niisugune tants, üks samm edasi, üks samm tagasi või sinna poole ja praegugi on olukord sellest, et kuskil riigid, näiteks Aafrikas, Lähis-Idas peavad paremaks sõda pidada ja kuskil vahetatakse presidente või valitsusi, mis tühistavad eelmise töö, nagu näiteks president Trump. Ja nii meie arengud koonistavad ja jälle läheb aega raisku. Aga siiski on ka väga palju positiivseid tulemusi selles mõttes, et ikkagi näiteks kliimakonventsiooniga on nii palju edasi liigutud, see, mis oli siin mitu aastat tagasi küll juba Pariisis, lõi jälle uued sihid, aga need ikkagi venitatakse siin ja seal ja päris niisugust head lootust on arvasti, ei ole iga päev.
Nüüd Eesti osa siin on, miks siis Eesti tõesti Rooma klubi on endale ka asutanud, on lihtsalt austus selle vastu, et rahvusvaheliselt niisugesi pingutusi on tehtud. Ja meie oma silmaringi laiendamiseks on meil kasulik ka olla ühistöös seda kaudu. Nii et ma usun, et see perspektiiv on õige ja aastal 2001 siis see organisatsioon Eestis loodi, kuigi enne olid juba Nõukogude Eesti ajal ehk Eesti NSV-s olid need raamatute liikvel seesama kasvupiirid ja ka mõned järgmised köited. Ja ma võin isikliku mälestusena öelda, et Jüri Martin, kes oli Ameerikas maailma näitusel, tõi 2 eksemplari ja üks on minul uhkesti riiulis. Aga teda loeti ju laiemalt Tartu Ülikooli geograafid ja nii edasi. Nii et meil see seeme hakkas idanema ja see organiseerimine oli siis aastal 2001 suhteliselt lihtne. See toetus parlamendile, aga sinna olid kutsutud ka muud inimesed, nii et praegu on siis Eestis ligi 50 liiget, varsti me võtame jälle juurde ja siis on neid võib-olla isegi üle 50, aga see ei ole tähtis, tähtis on, et nad on kõik teadjad, kes asja mõistavad ja Eesti suurim probleem on muidugi meie põlevkivienergeetika, mis on vastuolus siis kliimakonventsiooniga ja meil seda pehmendatakse, räägitakse, et kodumaine küll on tore, aga tegelikult tuleks ta kinni panna. Ja seda nüüd ka Säästva Arengu Komitee Eestis nagu soovitab. Kuidas see asi läheb, ei ole kindel, aga sest, et novembris alustati jälle ühte vanamoelist kampaaniat, kuidas see kõik nii tore on, aga tegelikult on meie toodang ühe siis SKT ühiku kohta kõige energiamahukam Euroopas ja see on väga vilets näitaja ja see ei tähendab, et me ei saa sugugi 5 rikka riigi hulka selliste näitajatega. Aga sellega on mu jutt lõppenud tänaseks.